tere, head kuulajad, alustab 10. aprilli nimetud digisaade. Täna on stuudios Ants Lõugas, Henrik Roonemaa, Glen Pilvre, Meelis Väljamäe ja räägime, mida meile on kõrva ja silma jäänud tehnoloogia uudistest, mida me tahaks teiega jagada. Ja alustame võib-olla kõigi Eesti kuulajate jaoks oluliste uudistega, sest meil on uus valitsuskoalitsioon sündinud ja vaatame korraks sinna peale, mida lubatakse meil Eesti valitsus järgmise 4 aasta jooksul ära teha, et Eesti elu paremaks läheks ka IT ja siis ütleme digiriigi vallas või mis võiks tavalisele kuulajale korda minna. Aga räägime ka muudest asjadest täna, kuidas on nüüd mugavalt jagada faile mobiiltelefoni ja arvuti vahel, mis ei ole Apple'i omad, hoopis teiste operatsioonisüsteemi omad. Ja millise ägeda tehnoloogia on Samsung kasutusele võtnud oma telekapultides. No nii, hakkame siis otsast peale võib-olla. Mis see poliitika meil siin saates pole kunagi väga tähtis olnud, me ei ole poliitikasaade, aga mina lihtsalt mõtlesin, et käisime kõik hääletamas, andsime oma e-hääle või paberhääle, koostasime Riigikogust erakonnad paند seljad kokku, tegid valitsuse, tegid lepingu, lubasid midagi Eestis ära teha 4 aastaga. Et vaataks korraks peale, kas lubadused vähemalt on asjakohased või ei ole lubadused ka asjakohased, eks me pärast saame siis hinnata lubaduste täitmisteks. Ma ei tea, kas teie olete ka, või mina siit 4 siis ainukene, kelle jaoks üldse see on nagu oluline või mis teie arvate enne kui lähme lubadusse juurde? No see oli oluline enne eilset, aga nüüd on nagu see, et enam ei ole, sest et maksutõusud on nii suured, ega me rohkem midagi teha ei jaksa, nii et selles mõttes kogu raha läheb sinna, et elus püsida. Vaat see on õige tegelikult rääkima sellest, kui räägid lubadusest, siis me teame ka seda, et Kallas lubas väga ametlikud pühalikud makse ei tõsteta ja nii palju siis sellest. No, kas sellest on päris nii lubas, ma küll ei mäleta. Ta ütles seda Riigikogu saalist maha. Oota, juba läheb aga kui on maksutõus, riik küsib meilt rohkem makse, siis me peame vastu küsima, mis me sellest vastu saame. See on ju tehing. Ja eks seal on palju teemasid, aga näiteks mida me oleme oma saateski siin palju rääkinud viimaste kuude jooksul, koalitsioonilepingus on kirjas mustvalge lause, teeme e-valimised võimalikuks nutiseadmetes. No see on nagu lihtne lubadus, sest et tegelikult see 90% tööst on juba ära tehtud. See, no ma aru saan, see valimiste asi on ju põhimõtteliselt või M-valimiste asi on ju põhimõtteliselt valmis, et see peaaegu ka oleks sel aastal juba töösse läinud, aga vaata tegemata Meelis ongi see osa, mis ongi nagu valitsuse ja Riigikogu töö ehk tehniliselt vist on asi enam-vähem valmis, aga seaduse krõnksud ei ole kõik ühele poole kaldu. Just, et pigem on ju see seaduse kõnksu teema ongi, et ka Riigikohtu esimees ju ütles oma selles otsuses või arvamuses, et tegelikult peaks see seadus kõvasti täpsustama enne, kui siin edasi minna, eks. No jaa, aga ma arvan, et see asi on natuke enamat kui sellest, et kas seaduseks ära vormistada, sest mul on tunne, et on ikkagi paras ports inimesi, kellel on võimu, kes ei ole võib-olla seaduslikult valitud poliitikud, kes on võib-olla riigiametnikud, kes nagu on seda edasi lükanud, et seda mobiilis, seda hääletamist, seda ei ole vaja teha või seda ei maksa teha või see tehnoloogia küll on olemas, aga see ei ole küps ja sest kuulge, kas viimase 4 aastaga midagi juhtunud või muutunud, et me nüüd siis ära teeme selle. Tegelikult ei ole. Tundub, et kui selle on nagu venitatud, edasi lükatud, et keegi ei ütle, et nüüd see tingimata on ümberlükkamatu tõsiasi, et see juhtub, aga mul on vähemalt julgem tunne küll, et see venitamine, see ei leia enam sellist vabandust. Samas muidugi ma ütleks, et siia ikkagi vahel, et nagu maksutõusudel ja mobiilsel valimisel küll vist ei ole nagu mitte mingit seost muidugi, aga samas on tore, et see tuleb vähemalt siis midagi nagu positiivset selles valdkonnas. Lõpuks võiks ikka tulla ja nüüd on hea, et nad on vähemalt selle nii-öelda oma lubadustesse kirja pannud, eks. Ja ega seal on ju tegelikult, me oleme siin ju sellel teemal heietanud eelmistest saadetest ka üksjagu valimiste turvalisusest ja kõigest, et eks seal annab ikkagi seda protsessi kindlasti teha võib-olla natukene arusaadavamaks, olgugi, et lõpuni ei saa seda teha arusaadavaks inimestele, kes ei saagi aru, aga põhimõtteliselt on seal ikkagi kohti, mida võib-olla tuua nii välja, et ei saaks nagu kogu aeg siis kinni võtta ja midagi nagu halvasti öelda, eks ole, et just see, võib-olla see puudutab tegelikult isegi kommunikatsiooni rohkem või et sellist nagu head suhtumist või kuidagi öelda rohkem, et tulge meie boksi vaatama ja saate kõik teada ja nii edasi, et muidu
muidu on pärast jälle nagu võib-olla kellelgi midagi pahasti öelda, et see on see koht, mida saaks kindlasti teha ja noh, võib-olla ka need pooled, mis seal puudutasid seda no ütleme selliseid tehnilisi üksikasju, millest oli hea kinni võtta, et seal olid mõned serveri sertifikaadid, näiteks mingid kuupäevad, mis tundusid kõik kahtlased ja siis olgugi, et tegelikult seal midagi väga kahtlast ei olnud, sest kõik need sertifikaadid olid täitsa nagu kehtivad ja korralikud, aga kuidagi kui tundus, et kusagil on mingisugune üle-eelmise aasta kuupäev umbes äkki hüppab kuskilt ridade vahelt välja, et siis on kohe jälle kisa, et eks seal võib-olla igas nõus, et tegelikult mingi baashügieen oleks vaja e-valimiste puhul ära teha, et kõik oleks nagu laitmatu. Et me ei tahagi ju väga palju. Sest see on asi lihtsalt, mida ikka ja jälle nagu näitab siin meie kogemus igal sammul. Keegi tahab nagu jälle kusagilt midagi surkida ja torkida, see on lihtsalt nagu mõistetav, sest tegelikult peaks ka, eks ole, aga lihtsalt kui seal tõesti on nagu mingi teatav segadus, siis lõpuks võibki ju kannatada pigem selline tavaline heatahtlik e-valija, nagu võib-olla meiegi oleme, sest et mida me ju kõige vähem tahaksime ongi, kui seda võimalust enam ei oleks mingisuguse nõmeda bürokraat, täiesti totra võib-olla hooletuse tõttu, mis sisuliselt kaalu ei oma, aga nagu bürokraatlikus mõttes on koht, kust kinni võtta. Nii et selles mõttes kindlasti on tore, et seda pole unustatud, kui sa nendest koalitsiooni lubaduse punktidest seal niimoodi läbi käisid, see on ikkagi äge. Jah, no ma võtsin mingid punkti, noppisin välja, mis võib-olla võiks korraks arutada lühidalt. Asendame avalduse esitamise kohustuse nõusolekuga teenuste puhul, kus riigil on selgelt ja üheselt teada kodaniku õigus saada vastavat mingit teenust. No näiteks ma ei tea. Ma päris täpselt ei saa aru, aga ma arvan, et ma võin seletada, sellega kokku käib järgmine punkt. Viime seaduse tasemel sisse nii eraisikute kui ettevõtete jaoks andmete ühekordse esitamise printsiibi. Need on kaks asja, mis minu meelest on e-riigi ehitajatel olnud suureks helesiniseks unistuseks väga pikki aastaid. No mis see nüüd sisuliselt on? Sa saad lapse. Esimene tähendab ümberpööratud teenust, ehk et mitte sina ei lähe läbi veebi mugavalt e-teenust küsima, vaid riik annab sulle selle, et võtab sinult kui kodanikult veel ära kohustuse või võimaluse täita mingisuguseid vorme või allkirjastada midagi, mida tegelikult riik juba teab sinu kohta ja oskab sinu või sinu pere elukaart arvestades sulle aga neid kohti on ju tegelikult lausa väga palju, et seda nagu üldistada on vist raske, sest ausalt ma hakkan praegu mõtlema, et nagu kohe nagu väga palju on ju selliseid momente, kus sa piltlikult öeldes pead siis kuidas see väljend on tõestama, et sa ei ole kaamel tegelikult. Ja see teine asi ka, see andmete ühekordse esitamise printsiip on teine selline helesinine unistus, mis e-riigi tegijatel on olnud, ehk et kui sina oled ühe korra Glen öelnud riigile, mis iganes detaili oma elukese kohta, ma ei tea, kus sa elad või ma ei tea, et sa oled mees sellises vanusegrupis ja teenid sellist palka ja oled ettevõtja, näiteks oled Statistikaametile öelnud, et siis teist korda ei tohiks nagu su käest küsima tulla. Või siis statistika näite puhul vastupidiselt, et kui maksuamet teab sinu kohta kõiki neid asju, siis sina ei pea oma väikeste näppudega Statistikaameti veebiteenusesse seda kõike uuesti toksima. No see üldse viitab muidugi sellele, et eks neid andmebaase on ikkagi mingites asutustes nii-öelda erinevaid või laokil ja kui hästi halvasti nad just omavahel suhtlevad. Mul muide meenus selles kontekstis kohe üks täitsa nagu personaalselt eluline olukord seoses elektriautodega. Sest et teadupärast tohib ju Tallinnas elektriautot parkida kesklinna alas tasuta. Aga seal on üks väike konks, seda ei tohi parkida tasuta ennem, kui sul ei ole linnavalitsusse esitatud avaldus ja selleks on luba. Just. Ja kui sul seda avaldust ei ole, siis sa saad trahvi põhimõtteliselt sekunditega, nagu olen ma ise ka korduvalt teada saanud. Ja küll nad selle trahviga rõõmsasti tühistavad, kui sa ütled ikkagi, et sorry, et vaadake, nüüd on selline lugu, et see auto ikkagi on elektriga ja seda kõike saab ju ARK-i andmebaasist vaadata. Ja see ilmselgelt näitab seda, et muidugi ühenduslüli selle kontrollöri äpi ja ARK-i andmebaasi vahel on piltlikult öeldes või pehmelt öeldes ilmselt puudulik, et kuskil on siis vist mingi teine andmebaas, mis on siis linnavalitsuse oma või ausalt ja mul natuke üldse segaseks see päring, mida siis see kontrollöör seal nüüd oma telefonist teeb, et tal on vaja mingi avalduse baasil olevat kirjed kusagil, et see on elektriauto, et see tundub tegelikult absurdne kõik. Ega neid kohti on palju, aga vaata need, miks ma need kaks tükki ühendasin ja ütlesin, et need on väga pikalt olnud unistuseks ja ongi olnud, et on ühtlasi mõlemad väga keerulised teha. Ja ma pigem arvan, et need on tulnud Eesti 200 programmi või Eesti 200 ettepanekute kaudu, et neil oli see riigireform ja kõik see oli nagu väga hingel. Ja siit paistab ka läbi sellist
varem mitte riigivalitsemise juures olnud erakonna idealistlikku suhtumist, et teeme ära. Ja ma ei taha selle üle siin nalja teha, minu meelest oleks super. Kui kaua iganes see koalitsioon püsib, kui see päriselt tehtaks ära, mul on teatud reservatsioonid, sest ma olen näinud kõrvalt, et seda on 15 aastat üritatud teha ära ja 100 põhjusel pole saadud, aga äkki päriselt praegu saab. Kui ma praegu jäin kinni selle Hansu näitesse veel, kes rääkis lapsest ja lapse toetusest, siis tegelikult ikkagi selliste näidete puhul peaks ikkagi kusagil struktuurides, ütleme mitte tekkima kallutatud jõud, aga tekkima sellised proaktiivsed tehisintellektsed jõud, kes seda kõike ju teeksid. Aga see juba ongi toimimas, sest tegelikult ma ei taha võib-olla kritiseerida neid 2 eesmärki, mis on tegelikult väga ägedad asjad Eesti e-riigi kohta, aga võib-olla ma olen kuulanud liiga palju seda Eesti e-riigi turundusjuttu välismaale, igatahes need mõlemad punktid juba sellest proaktiivsest teenusest, kus sa ei pea taotlust tegema, vaid siis süsteem teab sinu andmeid. Seda on juba aastaid. MKM-is on sellega nagu seal küpsetatud ja ma ei kritiseeri, asjad võtavadki aega, aga ma vist ütlen, et see valitsuskoalitsioon mingit uut nüüd sihtmärki meile küll ei sea, need on ikka vanad asjad, mille ta ütleb, et teeme nüüd lõpuks ära, nagu kui see pagana nutiseadmes hääletamine. See oleks isegi tore, kui nad selle päriselt ära teeks, aga võib-olla jõuavad vähemalt kuhugi maani, et need ei ole iseenesest nagu halvad eesmärgid, need on väga vanad ja väga suured ja ammused eesmärgid ja saab siis näha, Ja ma võtsin ühe asja veel, mis tegelikult ka ei ole uudis, mida me kõik teame siin juba, kes meie saadet on kuulanud vähemalt, et eesmärk loome e-riigi mobiilirakenduse, mille kaudu riik kogub informatsiooni ja teenustega personaalselt iga eestimaalaseni. See hakkas eelmine aasta pihta selle arendamine, tore, et on siin koalitsioonilepingus kirjas. Sellega seoses muide tuli ka eelmine nädal uudis, kes on nobedate näppudega ennast eelmine aasta kirja pannud, et tahab selle M-riigi äppiga lähemalt tutvuda, siis öeldi, et jah, M-riigi testimine algas, nüüd kevadel läheb lahti. 3000 inimest on ennast testijana üles andnud, natukene koomiline või kuidagi küsimusi tekitav on see testimise viis, et inimesi on palju, siis jagatakse 3000 inimest rühmadesse aprillist kuni mai keskpaigani ja ma ei tea, kui suurteks rühmadesse ja siis iga rühm inimesi saab selle äpi 5 päevaks, et sa saad testida seda 5 päeva, ütleme esmaspäevast reedeni. Ja ongi kõik, see kuidagi tundub mulle nagu see on nagu see suhtlus chat GPT-ga, et kui sa liiga palju küsima hakkad, siis pannakse kinni. Mulle tundub ka, et sa leiad liiga palju probleeme muidu. Kõlab nagu veits seda moodi nagu dogfooding või selline alfa tasemel test, mida tehakse arendaja poolt siis ettevõtte sees, mitte nagu, et beta test ei peaks olema selline. See on kindlasti alfa, aga ikkagi miks nii vähe, alfat võiks nagu ka pikemalt lasta. Ma ei tea, kas ta peaks olema alfa selles mõttes, et esiteks alfat ei tohiks anda ka ennast üles pandud kasutajatele, eks ole. Teine asi on see, et tegelikult ju nad lubasid selle beta välja tuua nüüd avalikuks testimiseks veebruaris ja praegu on meil aprill, eks nad on isegi 2 kuud hiljaks jäänud. Et kuskil nad võiksid omadega olla, et see ei saa olla ometigi nii keeruline. Ma saan aru, et võib-olla see, mis on keeruline, on need asjad, mis on siis nii-öelda see dokumendi näitamine, eks ole, digitaalsena ja sellised asjad, okei, selle teeme hiljem juurde, aga selliste riigil olemas olevate teenustele mobiilisõbraliku kasutajaliidese või mingite fontidega mängimine ei ole nii keeruline vist, ma arvan, et see saaks nagu olema normaalne, sest tegelikult on olemas ju just. Aga sina Meelis oled testija? Jah, aga ma sain ka sama kirja, et varsti saad. Oota, aga kuidas te selleks testijaks saite? Me kuulasime hoolikalt digisaadet ja siis mainisime siin, et saab registreerida. Seda saadet mina igal juhul kindlasti ei kuule. Me rääkisime sellest küll. Et riik andis teada, et ole hea, pane kirja, kui sa tahad testida ja siis me panime kirja. Kus te kirja panite, kas enam ei saa panna või? Nüüd on juba no nüüd on see rong läinud ja 5-päevane aken on ka. Ma võin sul näidata, Glenn, saame praegu platsil kokku ja näitan sulle salaäppi 5 päevaks. Kuidas seda saab? Aga Hans, selles koalitsioonilepingus on ka ikkagi mõned, seal vist midagi olulist meil praegu mainimata nüüd enam ei jäänud või? No tegelikult ei jäänud, üks asi, mis on puudu sealt, mida ma tahtsin öelda. Seal pole ühtegi sõna sellest, et Eesti baastaristus oleks kiire internetiühendus kõigile inimestele. Ja mis võib-olla oleks kõige olulisem eesmärk üldse, mulle tundub. Kas seal pole ühtegi fraasi pole sellest ja ma loen välja ühe sõnumi, valitsus arvates meil kõik korras, turu osalised tegutsevad nagu tahavad ja sellega on probleemi ei ole ühesõnaga. See on täielik hämming minu jaoks. Arvestades, et aastaid on sinna pandud miljoneid ka toetusraha ja nüüd null bitti infot. Ja lisaks kiirusele muidugi on olnud ka viimasel ajal ikkagi üsna terav debatt ju hindade osas, kus on ka selline justkui see pall on lennanud ühest
august ja väravast teise ja jäänud ikkagi kusagile ähmasesse kohta praegu tappama, et miks see Eestis nii on, et meil siin ei liigu, aga maksab, et see on jah. Teine asi, mis sealt on puudu, me oleme siin ise nüüd jauranud kogu tänavuse aasta igas jumala saates AI-st ja ma ei tea, kas ta tänasesse saatesse ka lipsab kuhugi ei, sisse. täna vist ei lipsa. No ei tea, näe juba tuli natukene. Proovime hoida. Et see on nagu selgelt asi, mis hakkab muutma ja ta pigem kiiremini kui aeglasemalt hakkab muutma väga paljudki. Ja kui siin keegi ma ei tea, töökohtade mõttes peaks pihta saama, siis need on antud koalitsiooni valijad ehk nii-öelda valgekraed või sellised kõrgharitud kontoritöötajad on esimesed, kes saavad selle AI-ga pihta ja kelle teenuseid hakatakse automatiseerima, mis teeb selle olukorra kõik väga huvitavaks. Jah, sul on õigus, aga ütleme läbipaistvuses tuleb öelda, et seal paaris kohas oli mainitud, et siuke lause on soosime tehisintellekti ja masinõppe laialdast kasutust. Okei, no vähemalt ei pane kätt ette või mis see soosime tähendab? No, ja midagi oli veel. No tegelikult muidugi siinkohal ikkagi võiks ka öelda, et natuke laiendada seda sama Henriku mõttekäiku, et tegelikult ma ütleks, et kui niimoodi eemalt vaadata, mis toimub Riigikogus, siis ma olen nagu täiesti 93% kindel, et kui seal saalis istuksid chat GPT-d, siis see asi toimuks seal nagu palju tõhusamalt ja palju konstruktiivsemalt. Sest et see, mis seal toimub, on ikkagi üsna, see on ikka pehmelt öeldes koomiline, et mitte öelda traagiline kohati. Et lihtsalt ma tahan nagu sellega öelda seda, et sellist nii-öelda red tape'i või kuidas eesti keeles on sellist nagu mõttetut pläma aetakse sellises koguses, et seda ei pea genereerima tegelikult inimesed. Et seda võib väga hästi genereerida chat GPT ja ta teeb seda tegelikult sisukamalt, ilusamini ja isegi ma arvan nagu kuidas ma ütlen, mõtestatumalt. Ja see on üks asi, võib-olla see, mis sa ütled nagu pläma on see, mida me tihti näeme sealt sellest nii-öelda kõige ebameeldivalt osa, aga ütleme sisulise töö puhul on palju arutatud selle üle, et normaalsetes riikides on parlamendisaadikul assistent, kes aitab tal selleks teha nagu olulised punktid, et sa ei oleks nagu lobigruppide lükata tõugata. Et miks mitte ka alustada, et sul tehisintellektist assistent on esialgu, kes saab selle ivast aru ja aitab läbi töötada. Sest et ei ole ju mõtet rääkida juttu nagu jutu pärast, aga lihtsalt kohati tundub küll, et see täpselt nii on, et aeg tiksub, eks ole, igavlevad näod kusagil seal haigutavad ja siis käib nagu formaalsuste põhimõtteliselt ping-pongitamine ühest otsast teise. Ja aga kuidas me siis selle AI-ga oleksime saanud nende elu põnevamaks teha on selline, et ütleme täna on väga vara öelda, eriti panna koalitsioonilepingusse, et meie, see valitsus teeb AI-ga niimoodi, sest keegi ei tea, mis on niimoodi, keegi ei tea, mis on AI, aga kui ma mõtlen, kui kiiresti me saime siin paarkümmend, isegi rohkem aastat tagasi, eks ole, 30 aastat tagasi praktiliselt, saime suurtele ühiskondlikele sellistele IT-muutustele esimesena jaole, eks läbi tiigrüppe, läbi nagu e-riigi, et me esimesena tormasime sinna, kuhu üldiselt oli näha, et asi hakkab minema, siis täna minu meelest võiks ka tormata ja minimaalselt oleks võinud mingisuguse tarkade kogu panna kokku, kes kord kvartalis käib ja istub valitsuses ja kas või lihtsalt räägib neile sellest ja selle mida võiks seal koalitsioonilepingus oleks nüüd olla ja mida võib-olla ka nad võiks arutada, ongi ikkagi see sama pool, et vaadata väga kriitiliselt üle kõik sellised riigi bürokraatlik sektor töökohtade mõttes ja vaadata, et kui palju annaks kelle asendada chat GPT-ga täiesti tõsiselt. Julge mõte ja julgust ootaks ka ausalt öeldes. Ja et see ei ole mingi nali, et lihtsalt ma arvan, et meeletus koguses on selliseid ametnikke, kes lihtsalt saavad palka ja nad on piltlikult kuskile keldrisse oma lauaga unustatud, et seda saaks kõvasti optimeerida täiesti kindlalt, et ja mitte üldse nagu pahatahtlikult, vaid see muudaks ju efektiivsemaks kogu asjaajamise ja õhendaks selles mõttes heas mõttes võib-olla sellist riiki ja meil jääks kõigile rohkem raha, me ei pea ka makse võib-olla nii palju tõstma. Ja aga loodame äkki nad ikkagi võtavad ennast kokku ja ma arvan, et mis iganes selline AI nõukogu võiks, kui ta kunagi tekib, ma väga loodan, et ta on selline parteide ülene ja ministeeriumite, et ta ei ole mingisugune MKM-i osakonnas mingi 2 inimest, kes aeg-ajalt võib-olla räägivad midagi, eks, et see peaks olema
nagu tõesti kasvõi 2 korda aastas, miks mitte 4 korda aastas käima valitsuse istungil ja lihtsalt rääkima, tutvustama ministritele, mis selles vallas 4 või 3 kuuga, mis toimub ja lihtsalt mis toimub. Ja noh, siis koos mõtlema neid kohti, eks, et kas siin on mingisugust lahkuvat rongi, kuhu Eesti saaks hästi kähku peale tormata. No, ja ütleme, et siin, eks see koht ongi ju tegelikult nii, et täna selles vallas toimub juba isegi kiiremini, kui me keegi siin võib-olla oskaks arvata, eks ole, et siin on pigem see koht, et juba rongist maha võib isegi jääda siis, kui sa juba korraks vaatad kuskile kõrvale ja praegu on tegelikult ju see hetk, kus peaks nagu ka siis ütleme tõesti riigi tasandil võib-olla väga sisuliselt nende organisatsioonidega, kes selle AI-ga nagu sisuliselt tegelevad, kas suhtlema. Et kas siin on nagu see koht, et me ei ole lihtsalt mingisugune tavaline tarbija, kes oma igavust peletab seal chat GPT-ga rääkides, vaid pigem vaadatagi ka riigi tasemel, võib-olla juba organisatsioonidega nagu OpenAI või kes iganes, ühesõnaga luua ka neid selliseid suhteid ja vaadata, et mis oleks see valdkond, kus oleks sisuliselt võimalik midagi ära teha. Kuidagi, ütleme sellise reguleeritaval tasemel, kui ma minu segane mõte kuidagi mingi vormi nagu võtaks. Jaa, väga huvitavad mõtted ja olen nõus ja mina ka. Aga võib-olla siis teeme selle poliitika rubriigile praegu tõmbame sellise, paneme punkti, läheme edasi. Ja räägime nüüd hoopis väga igapäevastest ja käekatsutavatest ja käepärastest asjadest ja uudistest, sest et lõpuks ometi meie saade on ju ka selline, mis peaks olema praktiline ja kasulik kõigile, kes igapäevaselt kasutavad tehnoloogiat. Windows, ütle nüüd Meelis, kas see uudis puudutab Windowsi uuendust või on see Google'i uuendus Androidile ja siis me räägime, mis selle sisu on. See on Google'i uuendus Windowsile. Kuidas? Väga põnev, seda vastust ma joodan. Selleks, et kõik ausalt alla rääkida, võib alustada sellest, et nagu Aku Sihko ütles, ehk siis mis asi on Google'i Nearby Share, see on või läheduses jagamine, nagu Google seda eesti keeles nimetab, on siis Apple'i asjade pealt tuntud AirDropi konkurent, eks Androidi seadmetel ja kui Apple võimaldab AirDropi kasutada siis Macidel, eks ole, ja iPhone'idel, iPadidel, ehk siis kõigil kogu oma ökosüsteemil, siis Nearby Share'i sai siiamaani kasutada erinevate Androidiga seadmete vahel ja siis ka Chromebookidega, aga mitte Windowsi ja Maciga ja Google lubas mitu aastat tagasi, nad tegelevad siis nii-öelda arvutitele äppi arendamisega, nüüd on see beetana väljas. Huvitaval kombel on see beeta saadaval praktiliselt kogu maailmas välja arvatud Euroopa Liidus. Ma ei tea, kas see mingi GDPR-i teema või mingite seadusandluse teema, igal juhul riikide nimekiri, kus ei ole saadaval, sisaldab eksklusiivselt Euroopa Liidu riike, kaasa arvata Eestit. Ja loomulikult, kes tahab proovida VPN ja töötab, eks ole. Aga kohe tekib küsimus, kui sa ütled, et selline jaotus on, et kuidas toimub, sest AirDropi puhul on kõige huvitavam aspekt see, kui ma teen telefonis lahti AirDropi, ta näitab mulle kõiki lähedus olevad seadmeid ja nende nimesid, kes on valmis faile vastu võtma ka võõraid inimesi, mis on see privaatsus teema kindlasti. Kas sa tead, kuidas Nearby Share siis toimib? Kui ma võtan praegu lahti selle oma arvutist selle äpi, mille ma installisin ja kui te teate, mis asi on VPN, tahate seda proovida, siis te valetate ennast Inglismaal ja Ameerikas asuvaks, saate äpi kätte peale seda ei ole, töötab ilma VPN-ita, eks ole. Lihtsalt selle installeri alla laadimises, kui ma lähen sinna lehele, siis ta ütleb mulle, et sinu regioonis ei ole saadaval. Kas seda installerit kusagil mingites natuke hämaramates interneti nurkades ka ilma VPN-ita? Ma arvan, et lihtsam on võtta mingi VPN-i teenus ja kasutada seda, kui hakata seda hämaraskohast tõmbama, sest ikkagi ametlikust Google'i serverist on see palju turvalisem alla tõmmata. Ma pigem soovitaks seda varianti teha. Et näiteks PeerShare, ühesõnaga mõned VPN-i teenus võimaldavad mingi 500 megabaiti kuus tasust ja see nagu sellest piisab, eks ole. No samas on neid APK saite vist ka nagu niivõrd kuivõrd ja, aga see on Windowsi ja installer, eks ole, APK-d sul ei ole vaja. Androidil on see sees olemas, paikimisi tehasest. Just. Et ja kui ma võtan selle arvuti äpi lahti, siis siin on põhimõtteliselt on 4 valikut. Võtta vastu kõigilt, võtta vastu kontaktidelt, võtta vastu oma seadmetelt ja sinu seade on peidetud, ehk siis ta ei näita seda valikut. Et need 4 valikut on, receive from everyone või võtta vastu kõigilt on siis samamoodi nagu on AirDropil on ju. Ja minu teada AirDropil saab ka võtta vastu ainult kontaktidelt.
jah, AirDropil on ka 3 varianti, kas siis täitsa off, ainult kontaktid. Aga 3. valik ei ole AirDropil enam mitte kõik, vanasti oli, aga nüüd on siis see, et kõik 10 minutiks, et see on sisse ehitatud maksimaalne limiit. Ma vaatan, kui ma panen siit receive from everyone. Siin on samuti, ta ei ütle aega, ta ütleb, et see seade on aktiivne mõne minuti, see on linnukese kast linnukesega on all, et luba seda pidevalt. Aga vaikimisi ta ka lükkab välja mingi mõne minuti pärast selle. Aga kui paljudel seadmetel... minul on see peal siin see ainult enda seadmetelt praegu hetkel, siis ma testisin seda niimoodi, eks ole. Aga kui paljudel Android telefonidel, kas on kõikidel Android telefonidel olemas? Kas 7 ja üles või see tuli mingil hetkel selle Play Service'i uuendustega. Ma pean nagu tunnistama, et ei ole ma üleüldse seda poolt nagu torkinud. Kusjuures see ongi naljakas, et minu jaoks on ka nagu kummaline, mina tean ka Androidi kasutajaid, kes ei pole kuulnudki sellest. Ja iPhone'i kasutajaid, kes nagu minu kogemuses on tehnika kaugemad inimesed, nagu kõik kasutavad seda, kuidagi on sealkandis see nagu aktiivselt promotakse kasutajate poolt, eks ole, et ma eeldaks, see võiks olla vastupidi, aga millegi pärast on nii. Ja ma ütleks, et ta töötab, aga miks ta on beta ja siis mismoodi ta töötab on see, et esimene autentimine käib üle Bluetoothi, eks peab mõlemas arvutis või arvutis ja telefonis olema mõlemas Bluetooth olemas. Ja kui ta on ära autentinud, siis ta töötab loomulikult üle võrgu, üle wifi, eks minul on praegu lauaarvutis, töötab üle kaabli. Ja beta nagu selline probleem ongi see, et ta töötab kaootiliselt, ehk siis mõnikord ma valin näiteks 5 pilti ja need on mul sekundiga arvutis olemas ja mõnikord ta tõmbab mingi 30 kilobitti sekundis neid, ehk siis üsna aeglaselt. Ehk siis kiirus kõigub ja see on nagu praegu see, miks ta ilmselt on ka beta, ei ole nagu veel päris nagu lõplik versioon. Kas see on ta siis ka Maci jaoks olemas, jah? Veel mitte, aga nad töötavad selle kallal, jah. Et praegu see beta on Windows, ma arvan, et saavad selle beta või Windowsi sellest betast lahti nii-öelda, et nad teevad selle valmis lõpliku versiooni ja võib-olla see hakkavad Macile. Ma usun, et see võib olla ka mingisugune Apple'i poolne nii-öelda pidurdamine vahel. No selles mõttes, kui see tekiks nüüd Macile ka, siis hakkab tekkima jah küsimus, et kui kõikidel Maci omanikel on see olemas, et mis kaudu siis see suhtlus juba käib, eks ole. Sest et minul on see just, et ma siiamaani olen ikkagi tõstnud pilte enamasti niimoodi, et ma laeb mul Google Fotos alla ja siis ma login arvutist sinna sisse brauseriga ja tõmban need pildid alla, mida mul vaja on töödelda või teha, eks ole. Ja teine variant on siis see, et mul on olemas see Samsungi telefoni, kasutan seda Windowsi link to my phone või mis iganes Windows link, mis siis ühendab arvuti ja telefoni, mis on Microsoft enda tehtud, aga seal on see häda, et ma saan põhimõtteliselt liigutada ühe pildi kaupa, aga see on Nearby Share'iga, ma saan panna linnukesed ette, tõmmata mitu pilti ja ma saan jagada kausta, tervet kausta, eks, kui ma tahan ja mitte ainult pilte, ma saan igasugust dokumente ja muid faile tõsta edasi tagasi, nii et see on nagu tegelikult. Ei, see on mugav, mina pean tunnistama, et Androidi telefonidest, kui ma ikkagi tahan midagi ruttu oma Maci saada, no siis ma lihtsalt pistan talle juhtme taha ja nii lihtne see ongi. Ma ei ole viitsinud ammu juhtmega tegeleda, seepärast ma tavaliselt, kuna niikuinii lase mul pilve lähevad, siis ma teen nagu selle kaudu. Ei, seda küll, aga lihtsalt mõnikord on see, et siin telefoni testid ja pilte, et neid on seda siuke hunnik ja siis sa ei taha kohe oodata. Ja sellepärast ma mõtlesin ka, et see Microsofti versioon on nagu mugav, aga tuli välja, et ühe kaupa pilti liigutada on nagu see tüüta. Ja siis ka sellega saab ikkagi nagu selle, et sa paned linnukesed ette või tõstad ühte kausta ja siis terid terve selle kausta ja vastupidi ka. Ma tirin kausta arvutis, mida ma tahan jagada, vahet pole, mis fail see on või kaust sinna AirDropi või selle Nearby Share'i aknasse ja ta on mul mõne hetkega telefonis. Telefon annab teada, et sulle tuleb sisse ja saad valida, kas sa võtad vastu või mitte. Aga nüüd Android telefoni omanikele ma veel ei lõpeta siin teemat, et anda selline konstruktiivne nõuanne, et kes ei ole seda Android telefonist kasutanud, Meelis, äkki sa ütled, et kuidas on lihtsalt Android telefoni omanik saab oma faili teisele saata niimoodi hopsti kohe? Valib sealt kuskilt share ja siis otsib sealt. Kui te teate, kuidas Androidis asjade jagamine käib, ükskõik kuhu lingi jagamine, mida iganes, see on selline kolmnurkne ikoon, vajutad sinna peale ja tavaliselt üks esimesi asju, mis sinna valikusse tekib, on Near My Share või eesti keeles lähedusjagamine, kus on eestikeelne menüü. Et tavaliselt on seal enne, kui on mingid kopeeri link või mingi muu asi. See vist enamasti muidugi vaatab ka selle järgi, et mida sa oled nagu, mis sul on sellised enim kasutatavad share'imise. Ma vaatasin muide vahepeal järgi ka, Nearby Share on siis installeeritud Android 6-le juba ja uuematele opsüsteemi versioonile. Android 6 teatavasti tuli välja 2015. Just. Ja see on Google selline tavapärane värk, et nad ju nii-öelda selle Google Play service'iga annavad see tagant järgi nagu ka vanematele telefonidele. Ja see on väga äge. Kusjuures peabki ütlema ka, et ma lihtsalt olen täiesti seda kasti ignoreerinud, sest et
kui sa teed selle menüü Google'is lahti, siis kõik need ülejäänud jagamise variandid on just nimelt need, nagu ma siin ütlesin, et need on sellised mummukesed sinu nagu äppide lõikes, mis kõik võimaldavad siis justkui jagada. Aga siin üleval on üks suur kast, kuhu on kirjutatud jagamine üksuses lähijagamine. Ilmselt. No, see on hästi öeldud. Jagamine üksuses lähijagamine on suur must kast ja kui sinna vajutada, siis see maagia ilmselt toimubki, nii et täpselt nii lihtne see ongi. Just, ta toimub väga sarnaselt sul on oma üksus, siis sa saad jagada. Sest ma kuidagi olen täielikult seda kirja ignoreerinud kogu aeg, ma praegu vaatan seda. Sul ei ole üksust, sa ei ole sõjaväes praegu, võib-olla kutsutakse õppustele, siis saad jagada oma üksusega. Saan jagada seda oma üksusega tõesti, et siin all on muidu need mummukesed, kus ma olen siis kogu aeg valinud, kas saadan meiliga või panen OneDrive'i, aga näed, siin on üks suur kast oma üksuste kohta ja see kast on kogu aeg siis ka paigal, see ei kao siit mul kunagi kuskile ära, nii et järgmine. Tegelikult on see väga lahe, et kui mina oleks läbi lõhki Androidi ja PC peal, siis see on üks nagu väga mõistlik viis faile tõsta. No mina ootaks jah, et see nüüd ka Macile siis tuleb, siis ma saaks lõpuks oma üksustega. Kes ma olen ainsana vist siin Androidi ja PC peal, siis mulle see meeldib. No ja nüüd ma teine asi, mida ma väga tahaks näha, on see, et Google teeks AirTagi konkurendi, sest et mul on hetkel Samsungi telefon ja Samsungi AirTagi konkurent Galaxy SmartTag, millest ma olen ülevaate kirjutanud ja see hoiab mind Samsungi küljest kinni veits mingil määral, eks ole, et ma tahaks vahetada vabamalt telefoni aega, et ma testin teisi ja siis ma ei saa nagu trackida oma kadunud võtmeid, kui see peaks juhtuma. No on veel olemas firma nimega Tile, kui ma ei eksi, kes vist on mõlema. Jaa, aga see on kasutu Eestis. Seda küll võib-olla, jah. Aga Samsung, kas mitte ei olnud ka nii, et osad telefonitootjad tegid ise oma need lähijagamise ja mingid oma protokolle ja rakendusi, et kas või ma praegu eksin? Hiinlased on teinud, jah. Aha, okei. Et ei ole seda muret, et mul Samsungi telefonis on ka oma Samsungi üksuse lähijagamine veel. Ja see on ikkagi see, et kui Google on selle teinud, siis ta jagab seda kõigil, eks ole. No eks selle nende tagidest muidugi rääkides, eks seal on jälle natuke täpselt see sama probleem, et kuna see on ikkagi seotud ka riistvaraga niivõrd kuivõrd, siis tekib siis küsimus, et millel me selle toe teeme ja kui palju maailmas neid on. Tegelikult ei ole, see on tegelikult mõnes mõttes tänapäeval ikkagi üsna tarkvarane lahendus ja mina olen kogu aeg mõelnud, et Google võiks Tile'i ära osta. Aga siin vahepeal käisid kuulujutud, et äkki nad sel aastal Google I.O.-l, mis tuleb vist 6 aja pärast ikkagi tutvustavas, mingid koodijuppe on leitud, et nad nagu töötavad selle kallal. Ja siin ongi see sama asi, et tegelikult selle eelis olekski see, et samamoodi nagu selle Nearby Share'iga Google saab selle tegelikult lükata tagasulatuvalt oma vanematele seadmetele selle toe, eks. Ja sest, et Find My võrk on Google'i olemas, Google'i Androidiga telefoni saad sa otsida või tahvleid, eks ole, kui ta kadunud on. Ja kadunuks märkida ja vaipida. Eks see tarkvara tugi on tegelikult olemas, see on üks vidin vaja juurde teha, mis selle sama võrgustiku sees töötab. Ja see ei ole keeruline iseenesest ja ma arvan, et kunagi teevad selle, aga nad on sellega nagu natukene hiljaks jäänud, võiksid kiiremini teha, sest siin võiks üldse öelda, et ega Google kuidagi tuleb nagu tunnistada, et ega ta nagu riistvaraliste jublakatega ei ole nagu väga hästi, kui ta hakkama saanud. Mõnikord nagu need kukuvad välja, aga tihti kukuvad nad kuidagi nii välja. Nad ei võta kuidagi väga tõsiselt, jah. Et see iseenesest oleks see koht muidugi väga, väga teretulnud, sest kogu see tagide teema on tegelikult väga eluline ja väga äge teema just, et see, et ta on ikkagi suhteliselt odav junn nii-öelda piltlikult, mis siis suhtleb ju tegelikult nende telefonidega, kes oskavad teda kuulata ja saadabki oma asukohta ja maksab ikkagi seal juures suhteliselt vähe, aga lihtsalt kui seda asukohta kuulavad ainult hetkel Samsungi tagi puhul siis ainult Galaxy telefonid, siis on asi natukene hõre, eks. No siin ongi see vahe, et detaili puhul, nagu sa mainisid, eeldab seda, et selle inimesel, kes mööda läheb, peab see äpp olema installitud. Mitmel inimesel Eestis on Tile, eks ole. Absoluutselt. Samsungi telefoni on Eestis väga palju. Seda küll, aga ilmselt on iPhone ja Apple'i telefone ka väga palju, sest tegelikult Apple'i pluss on ka veel see, et see toimib ka ju arvutitega, eks ole. Et olgu see siis arvuti või telefon või. No selles mõttes mina näiteks näen ka oma võtmeid, kui ma tahan oma telekast, Samsungi telekast, nii et kuidas on SmartThings peal. Kuulge, aga räägimegi hoopis järgmiseks uutest Samsungi telekatest, sest ma saan aru, et seal on ka üht-teist uudiseid tulnud. Kas need Samsungi teleseeria on nüüd kuidagi see ports, mis CES-il näidati või mis need uued põhimõtteliselt jah, aga see on nüüd siis nii-öelda need asjad, mis tegelikult Eestisse tulevad, et osad asjad, mis CES-il näidati tulevad, osad ei tule. Ja ma vaatasin ka kogu seda keynote'i ingliskeelset versiooni, mis
kestis kuskil pool tundi, oli virtuaalne ja ega tundubki, et teleritootjatel, see on ainult Samsungi probleem, aga LG-l on sama häda ja siin ka teistele tegelikult ei ole väga midagi öelda, sest neil ei ole väga midagi sellist väga massiivset uut tulnud. Aga seal on üks revolutsiooniline asi, mida me oleme unistanud sajandeid, võib-olla sajandi, juhtmevaba elekter. Juhtmevaba elekter jah, sest et tegelikult see pult oli minu teada USA-s olemas mingil mudel juba eelmine aasta, aga nüüd tuleb ka Euroopasse, et Samsungil on siis pult, minul on selle pulti eelmine versioon oma telekal, kus on siis päiksepatarei puldi taga, eks ole, et ta põhimõtteliselt võtab siis, Glen on näinud seda pulti, eks ole. Olen näinud seda laua peale või tegelikult Samsung ise ütleb, et piisab lambi valgustest seda pulti ja selle puldil, see eelmise aasta puldil oli või üle-eelmise aasta, 2 aasta olnud, oli ikkagi laetav aku sees, ta laadis USB-C pesaga, eks ole, ja siis täitis ennast või lisas seda voolu siis päiksepatarreiga, et see tegelikult mina pole seda pulti kunagi laadinud, nii palju kui selleks mul on olnud. Aga nüüd uuel puldil on siis, ta näeb väga samasugune välja, tal on samamoodi see päiksepatarei taga, tal ei ole enam sees akut, vaid tal on sees, ma ei oska öelda, kas see superkondensaator nagu Skeleton teeb, aga igal mingisugune suuremat sorti kondensaator, mis seda voolu hoiab. Ja liitiumakud sees ei ole ja ta võtab siis lisaks sellele päiksepatareile voolu vastu ka 2,4 GHz wifi võrkudest, ehk siis võib-olla mikroni ahjust ma ei oska öelda, aga ühesõnaga, et kui ruuter kodus kiirgab 2,4 GHz wifi signaali, siis ta oskab seda vastu võtta ja seda muundada elektrienergiaks ja selle pealt siis pulti töös hoida. No see on päris märkimisväärne, see on väga märkimisväärne. Kas ta võiks rohkem sealt õhust juba vastu võtta? Ma arvangi, et see ongi nagu piisavalt vähe on seda vooldu seal sees, et see pult on nagu selline asi, mis väga palju ei tarbiks. Need katseid on Hiina tootjad tegelikult näidanud ju mitu on, mis on selline eksperimendid, aga nüüd on seal laiatarbe toode, mis tuleb Eestis müügile need telekad, jah? Just, ja ma ei oska öelda, mis mudelitel, aga on kallimatel mudelitel, eks ole. Aga kas tead, kui pikk ala see on, kui kaugelt siis mulle peab see ütlevad, et otse nähtavuse piires kuni 40 meetrit. Ausalt, see teeb mind natuke ärevaks, sest et see tähendab ju tegelikult ikkagi seda, et kui see pult on võimeline sealt õhust püüdma elektrienergiat, siis kui mina seisan sama koha peal, siis põhimõtteliselt mingisugune kiirgus moondub minu sees. No nüüd sa siis oled närvis, kuule, sul on 10 aastat on 2,4 GHz, on sulle kiiranud toas. Aga praegu ma muutusin väga ärevaks, äkki ma peaksin kõik nüüd välja lülitama. Me anname kohe anname ka sellist laskemoona ka kõigile 5G ja muudele inimeste vastastele, sest tegelikult see tehnoloogia, mis on inglise keeles energy harvesting, eks oleks energia kogumine. See kõlab juba halvasti. Keegi harvestab midagi, minult nagu võetakse midagi. Seda tegelikult on siin viimase paari aasta jooksul erinevad sellised kiibitootjad väga aktiivselt tegema hakanud ja üritavad nagu teha. Ja eks see põhiline, lisaks sellise pultidele, põhiline selle kasutusmeetod ongi see nii-öelda siis asjade internetiks IoT seadmed, mis on kuskil sul, ma ei tea, mingid väravavajad, see võib-olla võtab liiga palju voolu, eks ole, aga põhimõtteliselt, et õhk on nüüd täis õues meil 4G, 5G, 3G signaali, eks ole, et selles mõttes seda on olemas ja kui seda piisavalt efektiivselt vastu võttes igasugused vähese voolutarbega asjad, kas või mingid GPS-traktorid, ma ei tea, et need tegelikult suudaksid sellest piisavalt palju energiat saada ja see on üks selline IoT lahenduste tulevik, et see nii saab olema. Seda küll jah, et kui nüüd võib-olla natuke proovida siin mingisugust teaduslikumat lähenemist sisse tuua, siis ju kõik meie ümber on täis kiirgust, eks ole, valgus on lihtsalt sellest üks tillukene spektri osa, mida me juhuslikult näeme, aga põhimõtteliselt kõik see sama elektromagnetiline kiirgus ju möllab siin täiega ja samamoodi nagu valgus saab seda tegelikult kinni püüda, nii et võib-olla selles mõttes me ei pea veel kohe muretsema, et asi hull on ja muidugi ka selles puldivalguses lihtsalt tahtsin veel öelda, et ikkagi kõik uus on ka mõnes mõttes vana, et mäletan väga hästi, et mitte öelda juba 100, aga ikkagi 10 aastaid tagasi on ju taskuarvutid, millel olid päiksepatareid ja ei olnud seal vist sees üldse mingit akut, mis sul tol ajal mingit liitiumi akut nagu ei olnudki, et ma mäletan mingi 80. Osadel oli tavaline patarei pluss päiksepatarei, osadel ei olnud üldse. Aga olid ka sellist, kus oli ainult päiksepatarei ja vedelkristall ekraan ja töötas nagu väga hästi, nii et selles mõttes ega see pult ilmselt ka väga energianõudlik ei ole. Just, aga muidugi. Tegelikult, räägi edasi.
ei, ma ei rääkinudki edasi, ma tahtsingi juba lõpetada ära. Tegelikult ongi ju see, et Samsungil samamoodi, ega nad ei räägi ju sellest, oi, et vaadake, kui äge tehnoloogia me tegime, võtame nüüd õhust vastu, nad räägivad seda, et me oleme jube rohelised, meil ei ole puldis akud. See on nagu see. Ei, see on iseenesest, aga iseenesest see on ka õige point, sest ega kui sa mõtled ikka, et tehakse mustmiljon pulti ja nende sisse tõesti siis pannakse patareisid või akusid, siis see kõik võrdub ju ikkagi suure saastamisega kokkuvõttes, et kui seda ei ole, on see igal juhul positiivne, see ongi see sama koht, et kui me hoiame kas või kõik kokku umbes ühe millivoldi elektrit, siis see kokku on ju väga-väga palju, eks ole. Aga muidugi selle energy harvesting tehnoloogia puhul on täitsa nagu põnev ju arutada, et mis on selle ülekande võimsuse piirid ja millised seadmeid saaks veel nii-öelda kas koduses või linnaruumis niimoodi lihtsalt 2,4 gigahertsise wifi'ga toita. Käituda. No ütleme, eks ta teistpidi ikkagi ju, jah, nii. Seda wifi signaali läheb ju tegelikult päris palju nüüd kaotseks, kui ta kiirgab nagu suhteliselt suvaliselt ümber ringi. Ja ega siin ikkagi tuleb lähtuda või vähemalt uskuda, et energiajäävuse seadus ikkagi peab paika, mis ju tähendab ühtepidi, et kui sinna wifi ruuterisse parajasti nii palju energiat sisse pumbatakse ja see sealt välja lendab, siis teoreetiliselt võiks selle energia siis saada ka ju suhteliselt suures osas kätte, kui see vastuvõtja oleks praegu ta muutub meil kuskil seintes ja põrandas soojuseks. Just, et ega ta mujale ju ei lähe, et eks see ongi siuke kahe otsaga asi, et kui see põrand tulevikus ja seinad selle asemel, et soojeneda, püüaksid selle jälle elektriks, siis võib-olla oleks meie kodu natuke külmem, aga see eest elektrifitseeritud. Aga selle Samsungi teleri teema lõpuks mainisid ära need paar asja, mida nad veel ütlesid. Üks on see, et nende 8K telerid toetavad nüüd 60 hertsi mängimist ja nende 4K telerid, kaasa arvatud OLEDid, just 6D OLEDid toetavad nüüd 144 hertsi värskendussagedus, mis nagu tavaliselt teleka vaatamise puhul on, vahet pole, eks ole, sest sellist signaali meil ei ole, aga nendele, kes sellega mängida tahavad, võib-olla on nagu midagi juures, kuigi 120 ja 144 vahe ei ole väga suur, aga see on paberil argument, eks ole. Lisaks on siis parandatud jällegi heli ja pilti ja kõik ekraanid on kõvasti eredamad, eriti OLEDid, mis on nagu olnud probleemiks, et OLED on tume. Aga see ereduse sõda on praegu nagu samamoodi nagu megapiksli sõda kaameramaailmas on telerimaailmas nagu väga aktiivne, kõik teleritootjad üritavad teha võimalikult heledat ekraani. Aga see tundub tegelikult totter. Mis see nagu olukord on? Miks mul on vaja eredamat oma elutoas? Tegelikult ei olegi. Et ainuke asi on see, et HDR-ist detaili näha, aga ka see on ilmselt piisavalt hea praeguseks. Sest ikkagi, kui sa mõtled, et telerit vaadatakse ikkagi, okei, sa võid muidugi päiksevalgustega vaadata, aga suure tõenäosusega, kui sa tahad mingit filmi vaadata, siis sa ikkagi vaatad seda hämarast toas, et oluline on pigem see, et tõesti, et must oleks nagu must, eks ole, et kui see must seal parajasti must ei ole, siis hakkab kohe pihta see asi, et kui palju siis neid alltoone sinna vahele mahub ja nii edasi, aga kui must on ikka päris must, siis ma ütleks, et ma ei taha, et mul äkki mingi päike särab teleka ekraanilt näkku. Kas muide otsene päiksevalgus üldse ei kahjusta OLED-telekat, kuna see on orgaaniline LED, et see peaks seda mingil määral võib, jah, kuigi nad ka tegelevad sellega, et see nad vähem mõjuks, eks. Küll, aga kui siin juba juhtmevabast telekast oli muidugi juttu, siis mulle meenub, et siiski veel puldist alles, aga varsti ootame ka juhtmevaba telekat. Ma tahtsin just öelda, et tegelikult juhtmevaba toite lahendus on ju olnud ka juba ammu nagu olemas, aga seal on pigem ka küsimus kasuteguris. Mulle meenub IFA-l nii mitmedki Hiina tootjad on ikkagi aeg-ajalt näidanud oma juhtmevaba telekat toite mõttes. Kas telekat või kas ei ole olnud ka juttu juhtmevabadest telefonidest või siis telefoni laadimine? See oli kindlasti telekas, selles mõttes oligi selline telekas, mille sa said panna siis nagu seina peale. Selle mõte oli see, et sellest telekast ei tule üldse füüsilist juhet välja, sest füüsiline juhe on kole. Et telekas saabki oma toidet siis juhtmevabalt, et seal lihtsalt pidi piisavalt lähedal olema see nii-öelda siis alus, mis tekitas selle elektromagnetvälia ja kõik on ju, aga selle puhul ikkagi kasutegurist paraku väga palju läheb nagu sooliseks. Ma mäletan, me siin hiljuti lugesime kokku seoses nende 8K ja elektritarbe uudistega, et kui palju telerid, mitte 8K, vaid ka 4K telerid, kui palju need energiat tarbivad ja need olid ikkagi päris kõrged numbrid, need olid ju 100 vatti ja palju rohkemgi. Vist isegi 100 DC-vattides minu arvates, kui pilt on hele ja telekas on suur. Just ma võin öelda seda, et meil oli enne 40 tolline Samsungi teler aastaid vana, üle 10 aasta, kindlasti 15 aasta vana ja see tarbis paberi peal või nii-öelda siis selle sildi peal, mis tal on tagaküljel 140 vatti ja praegune 55 tolline 4K võtab 85, võib-olla HDR-iga võtab ta rohkem, eks ole. Nii et tegelikult 85 on sul mingisugune super eco mode, kus vaadatakse pimedat testi mängufilmi, kus kõik on tume.
aga iseenesest tegelikult ta võtabki üllatavalt, ma arvasin, et võtab rohkem, aga pannes ka sinna lugeja taha, siis tegelikult ega ta võtab sama palju või vähem kui see igivana väiksem telekas. Ei no OLED-i puhul loomulikult ei saa ju kohe vaatame, palju mu telekas võtab voolu. OLED-i puhul lihtsalt tume ekraan ei võtagi peaaegu üldse voolu, aga kui sul on ikkagi veel selline nii-öelda siis tänases mõttes vana hea taustvalgusega teler, just. Siis seal ikkagi põleb see kogu aeg. See teler, mis mul nagu eelmine oli, kui ma ei eksis, ta ei olnudki mitte veel LED, vaid oli Aslumino 4 taustvalgustusega, mis nagu ilmselgelt võis palju voolu. No ja siis tuli ka LED, ega siis ka LED-telekas võtab ikkagi oluliselt. Ta võis olla ka esimene LED, ma mäletan kumb, ma tean, et ta on selle äärtest valgustusega, mitte siis nagu otse mitte tagant, eks ole, just. Nii et igal juhul OLED-telekas selles mõttes on mõistlik, aga samas ikkagi ma ütleks ka siinkohal, et ega keskkonna mõttes tuleb alati leida see siuke balanss, et kas kui kaua veel vaadata edasi siis oma vana telekat versus osta uus, eks ole, sest keskkonda saastavad nagu piltlikult öeldes mõlemad, eks ole. No muidugi töötav asja ära viskamine kunagi mõistlik, aga ma vaatan ka oma LG teleka puhul on see pea 2-kordne see vahe, et jah, see energiatarbimine on märgitud 84 kWh per 1000 tundi siis, ma saan aru. No see ongi see sama tegelikult. Järgmine rida on energiatarbimine HDR režiimis, mis on 151 ja olgem ausad, ma üritan alati eelistada ükskõik mis on, et see oleks HDR peal on ju, nii et see on selline petlik numbrite mäng, kust tasub vaadata, et kus tõde päriselt on. No samas, kui see avaldub lõpuks võib-olla sul elektriarves, siis sa ei vaata HDR-i nii palju, aga kui elektriarve on suur, lüüta HDR välja. Siis lüüta HDR välja. Täpselt sama asi on ju praegu tegelikult, kui me siin varem oleme rääkinud selle Euroopa Liidu 8K keelamisest ja nüüd on see seadus nagu jõustunud, see, mis piirab siis nüüd telerite maksimaalset võimsust, aga seal on loophole on selline, et ta piirab seda maksimaalset võimsust ainult nii-öelda karbist välja võttes, et pärast sa võid sinna panna ükskõik mis režiimi ja kui seal mingis HDR režiimis on ta 3 korda rohkem võtab voolu, siis see on täitsa okei nende arust, nii et Samsung ongi leidnud selle versiooni, et nad lihtsalt annavad oma telerit kliendile pakis üle Eco moodis, mis võtab väga vähe voolu ja pärast võib klient ütelda, pime on, muudan seda režiimi ja palju parem pilt. No siiski ikkagi tahaks ka öelda, et siin kutsuda üles mõistlikkusele, et ei ole vaja ikkagi telekal keerata heledust põhja ja panna endale päikseprille ette, et pigem nagu lähtuda sellest, et pilt oleks normaalne, sest ega telekal see energia mujale suurt ei saagi minna, eks ole. Oota telekaks küll, aga PlayStation 5 3 mängu keskmine on 200 vatti. No vaat seal on muidugi teine küsimus, see on teine küsimus. Sa ostad PC, ehk siis nii-öelda Windowsiga arvuti ja paned sinna võimsa graafikakaardi sisse, siis paned sinna kilovatised väiteblokid. Ja muidugi ta kogu aeg kilovati peal ei ole, eks, aga see energiatarbe, minul igatahes lapse toas talvel radikat vaja polnud, kui Fortnite käis. No just sooja tuli. Ja kui sa mõtled võib-olla sammu edasi, et sul kodus oleks personaalne tehisintellekt sinu enda arvutis, siis ilmselt ka sinna on vaja üksjagu elektrit, et ta seal töötaks, eks ole, sest et see ressurss on ikka päris meeletu, mida nad praegu tarbivad. No aga olgem ausad, kas kumb elu on elumist väärt, kas see, kui sul on tuba soe ja sa istud, konjutad seal lihtsalt või sa mängid ja tuba on soe? Sul on tuba soe, siis ei loomulikult tegelikult, kui sa hakkad ikkagi nii mõtlema, ma saan aru, et selles mõttekäigus on nagu oma iva sees, et nad tarbivad palju, aga see on ainult positiivne, sest et talvel tõesti, et miks ma peaks sisse lülitama elektriradika, kui sa võtad parem suure ekraani ja paned Fortnite'i või midagi muud käima ja sa saad ju tegelikult nagu 2 ühes. Sa ei pea ostma elektriradiaatorit. Ja HDR režiim telekas ka sisse muidugi. Sa saad aega viita HDR režiimis. Selge. Vaat siit väga palju kasulikku. Tarkust. Kas meil on see saade veel midagi arutada? Üks paar nädalat tagasi eemunud üks selline uudis IoT maailmast silma Ameerikast, kus gigant Amazon. See tegelikult haakub praegu väga hästi selle eelmise energy harvesting teemaga, ehk siis kuidas energiatõust võetakse. Et lühidalt öeldes kokku viia, see on Ameerika uudis, aga see on nagu midagi huvitav näitab, kuhu see IoT võrgu maailm läheb, sest USAs tihti näidatakse eeskuju. Amazon avas siis paar nädalat tagasi oma uue võrgu Sidewalk, mis on selline madala energiatarbega IoT seadmete võrk, millel on väga nagu ikka suurfirmad tegelevad enne kõik andmete korjaga on ju, siis on seal väga madal barjäär, et põhimõtteliselt igaüks saab minna tasuta oma seadmed lülitada, see on Sidewalki, teatud kasutuse määras on ju. Ja üleöö, eks ta on arendatud ka, aga juba avamise ajal nüüd, kui nad selle ametlikult lahti tegid, katavad nad 90% kogu
asustatud USA tänavaid või siis kus enamik inimesi elab. Ehk siis on põhimõtteliselt. See on väga huvitav näitaja selle poolest, et kuidas see töötab. Tegemist on siis LoRaWAN-iga ehk siis väga väikese energiatarbega ja väga kaugele leviva võrguga, mis on mõeldud väga väikese andmemahu edastamiseks, eks ole. Ja see võrk on ka Eestis olemas. Telia puhul pakub seda, eks? Meil on neid erinevaid asjad internetivõrke, ma ei tea, kas võib-olla mõni on vahepeal kinni pandud, aga kas mitte see Levikom ei pakkunud seda? 2-3-4 tükki Eestis. Ma panin korraks Google'isse, mul tuli üks ingliskeelne artikkel, kus Telia räägib oma LP1-ist ehk siis Sidewalki konkurendist. Aga nemad seda räägivad sellest pigem siin 5G võtmes ja mingites sellistes asjades. Aga jaa, ühesõnaga, et Sidewalki point on siis selles, et see levib näiteks Aero ruuterid, mis on Amazoni omad, suudavad seda siis tekitada ja võtavad siis kasutajalt nii-öelda jupi kasutaja internetti, jagavad selle siis niimoodi karjuvad laiali selle üle selle võrgu. Ja nad lubavad, et ühegi kasutaja käest ei võeta kuus rohkem kui 500 megabaiti, nii et seda saab muidu kinni keerata, eks ole, aga enamus vaikimisi on see mööduda sees ja enamus inimesi ei tea, et see nii on. Aga miks see kasulik on, ongi siin, nad rääkis just sellistest seadmetest, näiteks kui sul on maja ja majal on värav, eks ole, siis värava juhtimiseks sisse-välja lülitamise, et värav lahti, pane värav kinni või garaaži uks, selle lülitussignaali jaoks on vaja paar kilobaiti, eks ole. Ja tegelikult need asjad võivad asuduma siin, Eestiski olen näinud, eks ole, et asuvad kohtades, kus levi ei ole, kui sa oled maa all või nii edasi. GSM see nagu levib palju parem. 4G levi, jah. Ja Wi-Fi levi ei ole, GSM levi ei ole. Ehk siis seal ei ole nagu palju levi vaja ja see levib, ma ei tea, sinu Wi-Fist, eks ole, siis nad ise ütlevad, Amazon ütleb, et otsenähtuvuse piirus kuni 5 kilomeetrit, 3 miili, eks ole, 4,5 kilomeetrit, nii et tegelikult ikkagi päris hästi võrreldes Wi-Fi signaaliga, mis mõnikümmend meetrit levib, eks ole. Et selles mõttes selline vähese asjadele, mis ei vaja palju andmesidet ja samas peavad kaugelt signaali kätte saama, on see tegelikult sellistes just nagu tiheasustuse kohtades või näiteks äärelinnades, kus on eramaju palju ja seal see on nagu tegelikult päris huvitav lahendus. Ja siis Amazon nüüd jagab seda lahendus kõigile tasuta, nii arendajatele kui kasutajatele. Ainuke nõudmine on see, et need äpid, mida selle peale ehitatakse, peavad liikuma üle Amazoni pilve, ehk siis AWS-i. Ja see on see konks seal. Et kui sa oled äpi arendaja, tahad teha Sidewalki toega lahendust, siis sa pead sellest kasutama AWS-i ja siis selle AWS-i pilve eest maksma, eks. Ja ilmselt ta seob veel laiemalt selle Amazoni ökosüsteemi kokku, sest Amazonil on neid juhtmevaseid IoT seadmed veel hästi levinud on need turvakaamerad või siis ütleme need uksekaamerad Ring, mis kas vist omavahel kuidagi suhtlevad või vahetavad teadaandeid läbi selle sama võrgu. Et kaamera pilti läbi sellise võrgu saata ei saa, aga need näiteks liikumisanduris ja teadaanded. Ja siis on vist ka nutilukud, mis peaks olema sama võrgu kaudu. Et Amazon muidugi ise, see on loogiline, et ne ehitavad seda kõike hõlmavat sellist ökosüsteemi, kus sul on juba sees ja võrk on püsti pandud ja nüüd kutsuvad, et siis tulge tehke veel äppe sinna peale. Et see on selline alati libe tee, et kui väga ahvatlev pakkumine, töötab võrk, väga hästi leviv, ma võin, ma ei tea, tõesti panna oma kodus, mida iganes ma kodus juhtida teiselt poolt maakera lihtsalt paari nupuvajutusega ja mul on vabadus ehitada, aga samas sa tead, sa oled selle suure korporatsiooni võrgu lukus ja alati nende tingimuste nii-öelda, kas ori on palju öeldud, aga mängid nende mängureeglite järgi, et see niisugune Apple'i Walled Garden, aga IoT maailmas on siis, mida Amazon ehitab. Aga sellegi poolest näide on selles mõttes põnev, et IoT võrk tundub paljuski ees sellest, et mida tihti inimesed avastavad need kasutusrakendusi kodus, et võrk on olemas, aga kasutusi me veel kõik siin veel leiame. No nii, aga mulle tundub, et sellise vaatega teise poole lampi, mulle tundub, et meil vist tänaseks võime tõmmata saate otsad kokku. Öelda kõigile aitäh, kes meid kuulasid ja siin meie, kes me rääkisime ja oleme tagasi nädala aja pärast.